Rohkem kui aasta tagasi, umbes 14 kuud tagasi, värvisin selle särgi erinevate tekstiilivärvidega. Tegin selle kohta video 10 brändi ja 10 pesukorda. Olen kandnud ja pesnud seda särki edaspidigi, et eksperiment jätkuks. Praeguseks on särki pestud 25 korda. Pesen alati pesumasinas pahupool välja keeratuna ja kuivatan pesurestil. Erilist huvi tunnen musta värvi säilimise vastu. Särgikanga sise näitab juba väsimise märke, kuid paljud värvid on ikka veel päris heas vormis. Mulle isiklikult sümpatiseerib kõige rohkem number 22 Pepeo Setacolor ja number 40 Creuliavana. Punastest on kõige parema väljanägemisega number 27 Pepeo Setacolor ja 38 Creuliavana. Number 52 on hea näide sellest, et kuivavõitu värviga pole mõtet värvida. Ja isegi kui värvi kvaliteet on hea, siis liiga paks värvikiht võib mõranemisega pildi rikkuda. Rohelistest sümpatiseerib mulle kõige rohkem number 20 Pepeo Setacolor, sest see on ikka veel sama ere nagu alguses. Siin jälle number 60 on minu viga. Kuivanud värv on juba ette ebaõnnestunud. Tumesinistest on kõik 3 okei. Helesinistest number 34 Creuliavana meeldib mulle kõige rohkem. Vasakul enne pesu ja paremal peale 25. pesukorda. Sama särgi selja poolel on mul tekstiilimarkerite värvitest. Ka selle kohta on mul video tehtud. Sellest valikust on praegu minu lemmikuks Starbi värvid. Peaksin tulevikus tegema uue markerite testi suurema valikuga. Soovin oma videoga kummutada hirmu tekstiilivärvide püsimise osas. Kvaliteetsed värvid püsivad. Värvimise puhul on oluline lugeda hoolikalt purgil olevat etiketti ja juhiseid. Mis kangale värvida, kas riie on hele või tume, kuidas värvi kinnitada ja kuidas hooldada. Aitäh vaatamast, likei ja subscribe'i!